tere, meie oleme Meerili, Ten ja Hugo ja me täna räägime Semrepist läksime lennujaama tuk-tukiga, siis me lennukiga lendasime teise linna, siis käisime söömas, läksime laeva peale, magasin ja siis jõudsime kohale pärast, siis peasime väga pika maa kõndima. See oli päris pikk sissejuhatus. See oli nii pikk. Ma ei jaksanud seda äragi teha. Ühesõnaga, me lendasime siis Sihanoukvilli linna ja sõitsime praamiga Kohrong Samloemi saarele. Ennem veel sellest Sihanoukvilli linnast siis sõitsime taksoga sealt läbi ja ta jättis lihtsalt ühe hiiglasliku ehitusplatsi mulje. Mitte ükski maja ei olnud valmis, kõik ehitati alles ja väga sihukese veidra tunde jättis kogu see linn. Et siin ehitatakse metsikult mingeid kasiinosid ja hotelle hiinlaste jaoks, et mitte väga tore koht, kuhu olla. Ei tea, meile ei meeldinud. Mulle ka ei meeldinud. Hästi kõle ja räpane ja tekitas väga vastikut tunnet, ühesõnaga seal linnas ei tahtnud me üldse nagu viibida. Ja aga õnneks me ei pidanud seda väga pikalt seal tegema ja sõimegi oma praamiga siis Paradiisi saarele võib öelda. Et see Kohrong ja Kohrong Samloem on kaks kõrvuti olevat saart. Kohrong on natuke rohkem siuke biosaar ja kus on vist rohkem asustust kui siis siin Kohrong Samloemil, kus siis meie oleme. Ja ma võin öelda küll, et see on mingi vaese inimese Maldiivid, sest siin on odav, aga annab Maldiivide mõõdu välja küll. Kui me esimesel päevadel siia just saabusime, siis siin oli kuidagi hästi vähe inimesi ja hästi nagu tühi oli kõik. Seega oli küll tunne, et sa oled üksinda täiesti mingis Paradiisi saarel, kus ongi helesinine vesi, palmid ja lumivalge liiv nagu. Aga siis nüüd viimaste päevadel on tekkinud siin inimesi ka rohkem natukene. Et ma ei tea, kas hooaeg on alanud või mis värk on. Esimesed päevad olid veits siuksed tuulisilmaga või tormised. Peale seda mingi 2 päeva, siis edasi on nagu ilus ilmad. No ilm on tegelikult kogu aeg ilus, lihtsalt tuul oli. Tuul oli jah. Ja siin on nagu see, et hommikul on meri hästi tuuline ja tormine, siis merepiir on nagu põhimõtteliselt sinna nii-öelda, kuidas ma ütlen, randa põhimõtteliselt ei ole ja siis lõunaks nagu see meri taandub, läheb vaikseks ja tuleb jälle mingisugune hiiglaslik paradiisirand välja sealt. Elame me siis omaette bangalos, meil on võrkkiik ja vaade imelisele merele ning selle öö hind on $20. 21 või $2 jah. Kui ühesõnaga me vaatasime seda, et tahaks nagu pikendada seda, siis tegelikult selle bangalo öö hind on $45. Ma ei tea, kuidas ma sain selle mingi 2 korda odavamalt, kui nagu see tavahind on, et kuidagi läks hästi. Et me oleme tegelikult nii-öelda rikaste rajoonis ka, selles mõttes, et kogu see laht siin on mingid bangalosid ja asju täis, et backpackerid ööbivad tegelikult hoopis teisel pool saart hostelites ja sealpool osas, et me oleme nii-öelda rikaste paradiisis. Aga kuigi ise aru ei saa. Aga meil mingit sööki nagu hinnasis ei ole, seega me kõik toidukorrad oleme pidanud ise endale muretsema. See on siin natuke keeruline, et siin ei ole nagu sukest poodi ja söögikohti ka nagu meil oleme hinnatundlikud, ütleme niimoodi, et me valime hinna järgi seda, kus me sööme. Söögikohti nagu on, aga poode pole, ainult paari poodi on. Poes müüakse küpsiseid ja krõpsu, nii et selle peale ei tadu nagu siin panustada. Aga nüüd me leidsime ühe puuvilja leti, kust me oleme lõunati mingit ananassi ja mangot ja banaani ostnud. Ja ananass kooritakse ja lõigutakse sul ära, mis on nagu mega mugav. Mangoga samamoodi maksad seal $2 ja saad terve kandikutäie puuvilju, mega häid. Ja siis me käisime ka džunglis. Ja siis läksime ühele siuksele
matkale, millele nägime ahve. Kõnnime ühest saare otsast läbi saare teise randa ja kus me oleme Ugo? Džunglis. Kes siin Siin elavad? on ahve elab, ühte just nägime. Seal üleval on üks. Ja siis läksime siin, jõudsime kohale, läksime ujuma ja vaatasime isegi ühele väiksele sillale. Siis seal sillalt nägime must-kollane, niisuguseid kalas ja halle ja niisuguseid väikseid, need ühed suured hallid olid, söid vaikseid kalu. Kõndisime läbi saare siis Lazy Beachi. Tee peal nägime džunglis ahve, kes seal lihtsalt kiikusid ja ronisid mööda puid. Ja siis lihtsalt olime leisid seal Lazy Beachil. Tegime kollektiivse lõunauinaku võrkkiikedes. Läks välja arvatud Merili. Mina ja isi ja Noah tegid, aga emme ei teinud seda. Mida sa siis emme tegid seal? Ma käisin raamatut. Terve aja. Mul sai raamat läbi. Ja ühesõnaga leisitasime ringi. Järgmisel päeval me matkasime jälle džunglisse. Me tahtsime vaata minna majakat, siin saarel on majakas. See majaka sõidule nägime me, kui kõndisime. Siin nägime ahvide kiiku, siis saime kõik kiikuda ja panime ahvid. Ja siis mängisime ise ka ahve. Siis oli väga pisikased beebikutsukesed ja emane ja isane kutsu oli ka hall ja must väikene beebi oli. Ja no džunglisse lastega matkama väga ei tasu minna. Nii pingesööv ettevõtmine, sest see on lihtsalt kaelad, et igal pool on mingid maod või midagi, aga õnneks me ei näinud ühtegi midagi sellist rõvedat. Džunglis matkates on alati hea kellegi sappa võtta, sest siis on safe'im tunne, et nad peletavad need hirmsad oluskid eest ära. Enne sinna matkadele minemist me nägime kahel õhtul umbes siukest ime nagu peenikest punast madu siin kodu juures mõlemal õhtul ja peale seda sinna džunglisse minemine oli ka siuke veits pingelisem, kui võib-olla muidu oleks olnud. Ainult 2 seda aga päris pikk matk oli. punast seda ussi oli. Päris pikk matk tuli kokku 10 kilomeetrit, et see oli päris korralik. Ja meie need pangalod asuvad siin nagu saare ühes ääres, seega selleks, et iga õhtu minna sööma, me kõnnime mingi 1,5 kilomeetrit sinna tsentrisse nii-öelda, kus on siis enamik baarid. Seega meil tuleb päris palju kõndimist on, aga samas siia lebotamise vahele on see ideaalne. Mitte ainult õhtul, vaid me eile kõndisime hommikul sinna, lõunal sinna ja õhtul sinna. Ja täna suht samamoodi. Nii et saab oma sammud täis. Ja muud vist ei olegi. Me oleme siin nautinud seda paradiisi ja seda elu. Aga eilsust räägime ka või? Mis me eile tegime? Ja elanud hetkes, nii et that's it. Ja tšau! Edasi lähme homme hommikul praamiga tagasi sinna veidrasse linna ja sealt bussiga Phnom Penhi. Painso, kus sa oled? Painso! Uus kõhukott Kambodža moodi. 8 minutit minivannini ja tuk-tuki juht jooksis tuk-tukist minema. Nagu ka meie, kui me Euroopas oma Fordiga olime, kapott ikka vahepeal lahti, kontrollid üle, kas kõik jupid on alles, mootor töötab. Loodetavasti viib see Ford meid ilusti Phnom Penhi kohale. 7 tundi hiljem oleme jõudnud Phnom Penhi.
4,5 tundi, mis lubatud, venis 7 ja siin Phnom Penhis on tõeline kaos, täiesti hullumaja lihtsalt, need teed olid vahepeal mingi 7-realised, sa pead ka kommenteerida. No võib-olla seda, et 2 lapsega 7 tundi Ford Transitiga sõita peaks justkui olema meie pärusmaa, aga ei, never again. No nii, meil on siis võetud Airbnb korter Phnom Penhis, ööhind on $25 Euri oli see kord. ja 25 euri ja meil on hetkel siis täitsa private pool katusel sellise vaatega Phnom Penhile. Ei saa kurta, eks ole? Siin on palju tukke ja igasuguseid taksosi ja meil on mega äge bassein ja meil on veel jõusaal ja mänguväljak ja meil endal on ka mänguasjad selleks, et me laenasime ühedelt inimestel korterit, aga täna me lähme juba ära. Veel teinud oleme siin. See korteris näitas, mis meil veel äge oli. Mänguasjad, püstolgi. Ma sain igasuguseid asju süttida ja lasta piu. Mis me veel vaatasime näiteks? Netflixi saime ka vaadata. Siis ma sain igasuguseid lastefilme vaadata. Need olid nii põnevad. Meil on siis jõusaal, bassein katusel, mänguväljak siin katusel ja ma saan vette hüpata. Oma korter, jaa, üliideaalne, ütleme niimoodi. Aga siin linnas me olemegi tegelikult puhanud, ma ütleks. Kui me muidu käime hästi palju matkaveringi avastame, siis siin me natuke avastasime linna, aga suuremalt osast me tegelikult puhkasime. Basseini juures ma sain vette hüpata ja ujuda täitsa mõnusas soojas. Me käisime, kes teab Kambodža ajalugu rohkem, siis teab, et siin on suur nimi üks Pol Pot, kes tegi väga palju pahandust. Ja me käisime vaatamas ühte muuseumit. See oli... Seal olid ühed voodid. Ja üks pahal tappis seal inimesed ära ja pani vangi. Ja siis me käisime templis. See oli väga äge kujuke. Ma ei tea, ega ma väga siin midagi teinud ei olegi, puhanud, vaadanud oma katuselt, kuidas linn siin areneb, kuidas hiinlased metsikult ehitavad siia maju lihtsalt. Nii palju maju ehitatakse siin igale poole, nii palju maju on ka siin. Kuidas nagu see vana ja vaesem Kambodža on kõrvuti siis selle uue ja rikkama Hiina rahaga. Kui Aasias alles tuleb koduigatsus peale, siis tuleb tulla suurde kaubanduskeskusesse ja saab oma Euroopa tunde kätte ilusti. Väga suur nagu kontrast on selle midagi rikka ja vaese vahel väga suur nagu erinevus. Meie oleme Kambodžas Phnom Penhi linnas, pealinnas. Siin on täitsa prügine jõgi ja sopane. Ja üks hoopis siis puuviligi läheb sealt siia prügipesse. Kambodža, võime öelda lõpuks täna Kambodža lõpetuseks, et toit siin, nende oma köök ei ole väga nagu siuke, kuidas ma ütlen, eriline või ulgiga. See on selline keskmine. Jah, hea, aga lõpuks nagu viskab üle, et... Tere! Lõpuks on nagu kõik ühe maitsega, vahet ei ole, mis koht sa lähed. Mina olen söönud põhimõtteliselt juurikaid, nagu kõik on ühe maitsega alati. Et sa ei saa nagu erinevat maitset. Meie hakkame neid imelikke asjusid proovima. Kuna siin Aasiamaal on hoopis teistsugused puuviljad, kui me Eestis harjunud oleme poelettidel nägema, siis me mõtlesime proovima ära need kummaliselt välja nägevad
ja taimed asjad. Ning alustame siis draakoniviljast. Draakonivili on see. Ma arvan, et kõik inimesed seda vähemalt ikka olen näinud ja kuulnud võib-olla kõige tuntum. Panen suhu. Mina proovin seda. Ei, seda alustada draakoniviljast praegu. Päris hea maitseda. No mis sa veel tunned, mis maitset sa tunned? Draakoni maitse. Ma ütles, et siuke vesine. Natukene, et ei ole mingi nagu siuke hästi lahja maitsega natukene vesine. Okei. Siuke kiivi moodi natuke. Siuke magus ja vesine kiivi. Aga lahja maitsega. Nii, siis võtame mangostoni. Mis on siis siuke näeb välja. Ja siin on see siis see. See manner näeb välja. Mul polnud seemat sees. Mul see näitab siuke hapu. Siuke hapukas. Magus hapu. Ma ei tea, mida meenutab. Ma poest ei ostaks seda, et ostaks mangostoni ja oleks koju sööma, selle see on siuke, ma ei tea, natuke naljakas. Mulle maitsub. Ühe võid proovida, et midagi viga ei ole, aga nagu keerilist ka ei ole. Mulle meeldib hapu. Hea. Nimi on siis rambutan. Rambutan? Ma proovin. See ongi see või? Kus see oli? No, on see. No, hapukas on see. Kuulis 42. Aga nüüd toolid. Toolid. Nagu ikka hapukas. Aga ma päris okei maitsema. Milk fruit, the princess. Siukene näeb seda välja, nagu välimus on. Ja see on siis see siin. Ma ei tea, ma lõikasin täpselt lahti, aga ma täpselt ei tea, kuidas seda peab tegema. Nagu neil kõigil on maitset, aga mitte nagu tugevalt. Longan. See on siis kooritult, näeb välja siuke läbipaistev nagu see marineeritud sibul või mis need on mingi väiksed sibulad. Ta on nagu kivi sees on, et sa ei ootaks, et sealt siuke asi See on kivi jälle. Ma ei tea, et meeldib mulle hullult mingit maitset. Kus sa räägid? Aga ma ei tea, mis maitse see on. Siis tuleb jälle mingi kiivine. Sulle maitseb? Näitab see. Mulle maitses see. Maitses see. Siis see ära. Sapu. Mis sa sööd? Ütle uuesti, mis see maitsega on? Vesine ja magus hapu on see. Seda maitseb või? Selle nimi oli mingi Jackfruit. Väga palju on tuk-tukke, mis on mega odavad, sõidad lihtsalt mingi 40 minutit ühest linna otsast teise, mingi 6 kilomeetrit ja sa maksad selle eest $3. Et väga naeruväärne. Jala siin käia ei saa, me üritasime mitu korda minna jala sinna esimestel päevadel söögikohtadesse, nii aga siin pole kinni teid ja ületuskohad on, sa lähed siis läbi, ma ei tea, autode voolu. Ja no siin saab, aga see on lihtsalt keerulisem kui mõel. See on siuke nagu ebameeldiv, väga pingeline minu meelest lastega eriti. Aga muidu on Kambodža hea odav, suve ja nagu turvaline ja mõnus minu meelest. Ma täitsa soovitan Kambodžasse reisida. Kambodžas ei kasutata WC-paberit, vaid siin on Bamgan. Peputush! Väga
just kakamisel. Tegelikult on Kambodža väga keskkonnasõbralik tõesti ja igal pool õhutatakse pigem kasutama panganni kui et Ja Taiga räägib uus lugu tuleb Toist.